Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, kell on saanud 7 minutit 1 läbi ning nagu ikka sel ajal on Kuku raadio eetris värske Krimiraadio. Saatejuhtideks on tavapäraselt Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja seda ka täna. Saate teises pooles liitub meiega ka endine tipp-politseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt, kes teatavasti tänasel päeval jagab oma teadmisi eraäris. Tänases saates on meil tavapärasest rohkem teemasid. Saate teises pooles soovime me õnne Politsei- ja Piirivalveameti isikukaitsebüroole, sest just ülehomme 15. mail saab meie oluliste isikute kaitsmiseks loodud asutuse sünnist 35 aastat. Saate esimesse poolde vahutame aga 2 juttu. Nimelt räägime sellest, kas ja kui palju ning millistel tingimustel võivad riigi korrakaitseasutused inimesi jälgida ja ka jälitada. Politsei vaadet asjale selgitab Politsei- ja Piirivalveameti ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Roger Kumm. Aga saadet alustame vast viimaste aegade ühe kõige šokeerivama looga aprillist, kus 15 ja 16 aastased tüdrukud peksid Jõgeval surnuks 49-aastase mehe. Sellest kõigest aitab meil Kuku Tartu stuudiost nüüd aimu saada Lõuna ringkonna prokurör Raul Heido. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere päevast. Raul Heido, te olete aastaid tegelenud noorte kuritegudega. Öelge, kui šokeeriv see juhtum teile kõlas oli, kui see kõik avalikuks sai? Sellist juhtumit nagu olemasolev Jõgeval toimunud mõrvajuhtum minu tööpraktika jooksul sellist ei ole olnud. Ma olen küll tegelenud erinevate raskete kuritegudega, need on küll põhiliselt olnud siis suunatud alaealiste vastu, aga see Jõgeva juhtum oli tõesti minu jaoks väga šokeeriv. See on tegelikult viimase aja jooksul või suhteliselt lühikese aja jooksul juba teine umbes sarnane juhtum, kui alaealised on kellegi surnuks peksnud. Ja siinkohal ma peaksin ka teilt küsima, et mis on lahti, et kas see on nüüd kokkusattumus või on siin tegemist siiski teatava vastutust ja karistustunde puudumisega? No ma arvan, et kindlasti võiks neid juhtumeid ikkagi pidada kokkusattumiseks, sest need 2 juhtumit, mis on siis Pärnumaal, Jõgevamaal toimunud, ei anna meil küll alust rääkida mingisugusest trendist ja ma ei usu, et nüüd me saame rääkidagi, et sellised juhtumeid hakkavadki meil perioodiliselt toimuma. Aga tuleme selle Jõgeva loo juurde tagasi. Kas teil on endal mingisugune teadmine tekkinud, mis siis ikkagi läks nii valesti, et noored, ma rõhutan, tüdrukud hakkasid meest, ma saan aru, et karguga peksma ja jõudsid sellise teoni? Kõigepealt ma tahaksin ütelda, et meil ei ole kohtueelne uurimine veel lõpule viidud, aga teada on see, et meil kõik 3 noort osalesid peksmises ja kõigile on siis esitatud esialgsed kahtlustused ning milliseks kujunevad need õplikud kahtlustused ja hiljem ka siis süüdistused, seda näitab aeg. Ja kui me jõuame ka süüdistusakti koostamiseni, siis on juba ka prokuröri jaoks on piisavalt selge see, et millise süüdistusega ta kohtusse läheb. Selles asjas on 2 tüdrukut vahi alla võetud, kuidagi oli seotud asjaga ka 3. isik ehk üks poiss, keda pole vahi alla võetud. Mis oli või milline oli nende roll nüüd kõigi puhul siis selles juhtumis? Tõepoolest, et kohus andis loa 2 neiu vahistamiseks, kuna nende roll isiku surnuks peksmiseks esialgse kahtlustuse põhjal, mida siis ka kohus kontrollis, oli siis suurem ja kuna nüüd noormehe roll oli väiksem, siis vahistamistaotlusega me kohtusse ei läinud. No
nagu öeldud, täna on 2 tüdrukut, 15 ja 16 aastane vahi all põhjendusega, et nad võivad vabaduses jätkata kuritegude toimepanemist. See kõlab ikka päris karmilt, pean tunnistama. Mis kuritegusid nad siis jätkata võivad? On reaalne oht, et nad lähevad veel kedagi peksma, kedagi tapma? No esiteks tahame ütelda, et kui me üldse esitame taotluse kohtule alaealise suhtes vahistamiseks, need on ikkagi väga erakorralised asjaolud. Ja ka eeluurimiskohtunik väga tõsiselt jälgib ka juba küsitlemisel selle kohtuistungi ajal, kas on olemas need 2 alust, mida siis seadus võimaldab, milleks on siis tõesti uute kuritegude toimepanemise võimalus või siis pakkumine, kas need on olemas. Ehk siis alaealiste selline vahistamise taotluse läbivaatamine kardinaalselt erineb täiskasvanute isikute puhul osas, sest kohtusse on alati kutsutud ka seaduslikud esindajad, on need siis kas lapsevanemad või eeskostjad, siis on tavaliselt ka lastekaitse spetsialist piirkondlik on kutsutud. Ja ma julgen öelda, et ka see kord, kui vaadati läbi 2 neiu vahistamistaotlus, siis kummagi peale kulus tervelt 2 tundi. Ja ikkagi ma saan aru, et juhtumi üksikasjadest me väga palju rääkida ei saa, aga tütarlaste või neiude taustast ikka, kui palju ja kas üldse on neil olnud varasemalt probleeme ja pistmist politseiga? Kõigi 3 noore puhul on olnud varasemalt puutumus politseiga. Neist mitte ükski ei ole kriminaalkorras karistatud ja kahe noore puhul on siis kriminaalmenetlus lõpetatud seoses teatud kohustustega selleks, et alaealised hakkaksid edaspidi jätkama õiguskuulekat elu. Aga kõigil on puutumus politseiga, seal on erinevaid väärtegusid ka olnud. No te olete kohtunud nende noortega tänaseks. Kas nad ise saavad aru, mida nad teinud on? Oskavad nad põhjendada seda kuidagi? Noorte jutt oli üsna kidakeelne. Me ei tea, mida nüüd kohtueelse menetluse lõpuleviimisel, lõpliku kahtluse esitamisel nad meile räägivad, aga esialgses kahtluses on kõik tunnistanud vähemalt oma süüd. Kas see selline positsioon neil ka jätkub, seda me veel hetkel ei tea. No, aga ma pean ikkagi lõpetuseks küsima, et kas teie täiskasvanud inimesena, kogenud inimesena suudate mõista, mis sellel ööl seal Jõgeval siis ikkagi juhtus? Pannes kokku siis nende noorte jutu ja võib-olla siis ka erinevate tunnistajate jutu. No kindlasti väga täpselt me ei saa praegust rääkida sellest, aga kui räägime siis nii üldises plaanis, siis ma arvan, et selles osas kindlasti ei ole Jõgevamaa teistsugune piirkond kui mõni teine Eestimaa piirkond, kus siis paljud sellised riskikäitumisega noored otsivad ja leiavad ühendust teatud inimestega, kes siis tarvitavad alkoholi ja siis see suhtlus tekibki sellel pinnal, et täiskasvanutelt küsitakse alkoholi, suitsu, mis nüüd konkreetses olukorras nüüd käest ära läks, et seda ma hetkel veel kahjuks ei saa öelda. Lõuna ringkonna prokurör Raul Heido, me täname teid, et te saite saates osaleda, pisut väikese lühikese ülevaate anda. Meie siirdume siit tillukesele pausile. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub nüüd stuudiost ja jätkub uue teemaga. Pikalt on Eestis arutletud, kuidas ja mil viisil on me korrakaitsjatel õigus paigaldada üle Eesti kõikvõimalikke jälgimiskaameraid. Kuidas ja kelle loal neid kasutatakse ja mismoodi kasutatakse. Et natukenegi mõista politsei vaadet ses diskussioonis, on meil stuudios külas PPA ennetuse ja süüteo menetluse büroo juht Roger Kumm. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere.
Roger, kui lubate, teeme väikese tagasipõike saate esimese teema juurde. Kui aprilli lõpus peksid alaealised Jõgeval surnuks keskealise mehe, siis kas olid selle juhtumi lahendamisel abiks ka läheduses olnud valvekaamerad, mille kaudu oli kogu sündmuste jada ja käik hästi fikseeritud ja kas tänu kaameratele jõuti kiiremini nendele noortele kurjategijatele jälile? Kuna ma ise seda konkreetset juhtumit ei menetle, siis mul ka puudub loomulikult õigus seda nii-öelda täpsustada, aga nii palju kui ma tean, jah, siis seal olulist rolli kaamerad mängisid, seda juhtumit ka salvestasid ja mõneti natuke see ka iseloomustab sellist keskmist, ma tahaks öelda kriminaalmenetlust, eriti mis puudutab isikuvastaseid nii-öelda rünnakuid, siis nendes tõesti enamasti otsitaksegi seda videopilti, videomaterjali, on see siis politsei enda valdus olevatest kaameratest või siis ka erasektori kaameratest. Okei, kui sellest Jõgeva juhtumist väga detailselt rääkida ei saa, ehkki te võiksite nimetada mõnd teist juhtumit, kus ikkagi vägagi keerukas ja raske ja võib-olla esialgu täiesti pime kuritegu saab lahendatud just nimelt seetõttu, et on olemas kaamerapilt ja on olnud võimalik tänu sellele nagu teole jälile saada. Ikka on, mitte ainult kuritegudes, jätkuvalt tooks ka välja juhtumid, kus me nagu peame nii-öelda elupäästvana tegutsema ja võib-olla alguses see esimene info ei olegi selge, kas tegemist on kuriteoga või on mingisuguse muu juhtumiga, aga siin mõned nädalad tagasi lihtsalt ju juhtus lugu, kus 2 väga väikest last, kui ma ei eksi, nüüd oli 5 ja 6 aastane, läksid ise nii-öelda jalutama, aga see on tagantjärgi tarkus. Esimene kõne oli väga ärev, keset ööd olid kodust ära kadunud lapsed. Politsei esimene asi sellistel juhtumitel või üks esimestest asjadest ongi see, et me hakkame otsima lähedases asuvat kaameraid. Kas me näeme, et on keegi nende lastega, kas keegi, ma ei tea, paneb autosse või jalutab nendega, on need lapsed üksinda, kuhu suunas nad liiguvad, et selle üsna kiire lahenduseni viiski ka selle juhtumi puhul just kaamerad. Kaamerad näitasid, et nad liikusid ise, keegi ei saatnud neid ja näitasid ka suuna kätte, et kust edasi otsida. Aga ka kuritegude puhul loomulikult on see videopilt räägib rohkem kui 1000 sõna ja seda me tõesti otsime, et mul võib-olla esimene juhtum näiteks, mis on avalikkusest ka läbi käinud, pähe kargab, on see Merepuiesti juures trammipeatus, kus siis üks meesterahvas puissitas teist. Olgem ausad, ilma videokaamerata või seda ilma selle avaliku ruumi kaamera pildita oleks asi jäänud suure tõenäosusega avastamata. Sest tegemist oli juhtumiga, kus ründaja ja ohver üksteist ei tundnud ja selliste juhtumite puhul on väga keeruline jõuda teo toimepanijani. Videopilt aitab esiteks tema liikumisteekonnal edasi otsida seda nii-öelda võimalikult head tuvastamisväärset pilti ja siis hakata sellele näole nii-öelda nime külge leidma, kas siis on avalikult inimesi kaasates otsides või siis vahel ka politseinikud ise tunnevad neid inimesi ära. Et neid juhtumid on läbi aegade erinevaid, siin küll need nii-öelda kurikarünnak Lasnamäel, mida sisuliselt tuvastati ainult kaamerate pildi abil. Et kaamerad siin ikkagi on nii-öelda pealtnägijad. Sageli öeldakse, et otsige ikka pealtnägijad, kes on seal sündmuste tunnistajad, siis need kaamerad ju sellistel puhkudel ongi need tunnistajad ja pealtnägijad, kes siis kõnelevad omas keeles, mis seal toimuda võis. Täpselt, ja neil on ka väga selge eelis, et kui inimmälul on ikkagi mingid piirid, mingid mõjutused eelnevast kogemusest, see tuhmub, emotsioonid kallutavad seda nähtud, siis kaamerapilt ei moonuta kuni lõpuni seda, mida ta nägi. Aga millest siis mure? Meil on kaamerad linnas üleval, meil on kaamerad ka eraettevõtete sissekäikude juures ja kõikjal, kus nad peavad vajalikuks olema. Millest siis mure? Millest teil puudu on? Eks ilmselt saab öelda, et on ühiskondlikus sellises diskussioonis on väga okei arutada, kust maal on siis see inimõiguste kaitse, et seda kogutud materjali ei saaks siis nii-öelda halvasti ära kasutada või et see ei kahjustaks siis inimesi, kes tegelikult on ju ausad, head ja ei pane toime neid kuritegusid. Küsimus on ju tekkinud, kus maal on see hea piir nii-öelda, kus riik siis kogub andmeid ja töötleb andmeid ja samal ajal, et inimene ei tunneks, et tema osas liiga palju siis tema andmeid nii-öelda töödeldakse võib-olla ilma põhjuseta.
ja see on ju mitmete erinevate teemade taustal ühiskonnas üha rohkem nüüd pildis olnud, kaasa arvatud siis täna avaliku ruumi või numbrituvastuskaameratega, aga ka näiteks näotuvastuse vaates mõni aeg tagasi. No ma küsingi üle mõned asjad, et kas küsimus on selles, et politsei tahaks rohkem kaameraid üles panna, et oleks avaramad võimalused kas kuritegusi lahendada või siis ka just nimelt kadunud inimesi otsida näiteks. Või siis on teil huvi mingisugust super tarkvara rakendada, näotuvastussüsteemi, et see töö oleks hõlpsam ja te ei peaks tundide viisi mingisuguseid klippe üle vaatama, vaid et oleks kohe nägu tuvastatud ja te olete kohe jälil sellel, keda te otsite. Või kolmandaks on küsimus ikkagi seadusandluses, et meil tegelikult ei ole seadust ega korda, kuidas on reguleeritud see, keda otsitakse, kuidas vaadatakse, mis põhjusel vaadatakse ja kelle loal vaadatakse. Milles on probleem? Ma ütleks, et seadus on täna olemas, kas ta on käinud piisavalt tempokalt ajaga või siis selle sama tehnoloogia arenguga kaasas, siis võib-olla mitte. Just eelkõige sellega, et meil on, kui me räägime näiteks näotuvastusest, siis siin Euroopa Liidu seadused on juba selgelt öelnud, kus võib nii-öelda õiguskaitses seda kasutada ja mis on siis üldse keelatud. Samas ta ka rõhub hästi palju sellele, et siseriiklikult tuleb see ära reguleerida, ehk nii kaua sa sisuliselt riiki või kasutada isegi mitte Euroopa siis suunistest lähtuvalt, kuni riik ise ei ole reguleerinud. Ja täna Eesti riik näiteks siiamaani ei ole reguleerinud, sest ilmselt see avalik diskussioon on veel läbimata, see kõik on ees ja see võtab aega. Reguleerinud mida täpselt siis? Millistel alustel võib koguda üldse, millistel alustel näiteks võiks, ma ei tea, näotuvastust kasutada siseriiklikult, millises meetodiga. Laivis näiteks on keelatud, aga samas teatud õigused on tagantjärgi materjalide töötlemiseks on lubatud, aga sellisel juhul peab riik ise selle nagu ära seadustama, määratlema ja siis edasi liikuma sellega. Ja siin täna, miks PPA siis täna Eestis ei kasutagi, ongi seetõttu, et regulatsioon puudub ja me ei saa kasutada. No sellest näotuvastusest rääkides, siis kui suur abimees näotuvastusprogramm, kui see oleks reguleeritud, teile kõik lubatud, teil oleks, ma ei tea, võib-olla tuleb mõni juhtum meelde ja saate seda kirjeldada, et kus tuleb lihtsalt see klomp alla neelata, öelda, et sorry, me ei saa, aga tegelikult oleks vaja olnud, sest oleks olnud palju kiiremini selle asja ära lahendada. Võib-olla põhiline näide ongi sellest, et see, nagu te ise siin välja tõite, need kaamerate mahud on või selle videomaterjalide mahud on tohutult suured. Me ei räägi siin PPA valduses olevat, tegelikult kogu see erasektor oma turvakaamerate võrgustikuga samamoodi. Aga seda sisulist töötlemist täna teeb inimene vaatab läbi ja isegi mina ütleks, et 1 minuti võrd 1 minutiga tihti tuleb tagasi kerida, uuesti üle vaadata, kas see oli ja otsida seda nii-öelda nõela heinakuhjast. Ja seda tehakse, nõme öelda, aga nagu rumalalt, ehk siis rumal on see, et seda teeb inimene lihtsalt minut haaval ja oma silmateravusega. Tänased tehnoloogiad võimaldavad seda näiteks tagantjärgi markereid otsida, ehk siis söödetakse, kas on, ma ei tea, sõiduk või on see inimene, see võib olla ka mingisugune kott punast värvi, mida sa otsitakse sealt ja siis inimene vaatab ainult selle osa üle, konkreetselt selle lõigu. Ta veendub, et kas see on üldse sellega seoses või ta heidab selle materjali kõrvale. Et see tehnoloogia on loomulikult olemas, aga seda tõesti me täna nagu ilma sellise õigusliku regulatsioonita politseida kasutada ei saa ja me seda ei tee. Et mõneti selline tehnoloogia nii-öelda areng, ka tarkvaraline areng liigub edasi ja mõistlik on neid diskussioone tõstatada ka ühiskonnas. Ja tööriistu kasutada, mis on välja mõeldud? Jah, mina olen ka selle usku, et sellised tööriistad sellises nii-öelda piiratud ressursside ühiskonnas nagu olema tuleks targalt ära kasutada ja selliselt võib-olla, kuidas öelda, luua õigusruum, mis tagab ka selle inimõiguste kaitse seal juures, aga samal ajal ja ka jälgituvas, kuidas seda tehakse, aga samal ajal siiski mitte välistada sellist tarka tööriista. Aga nagu te mainisite, on tõesti palju inimesi, kes näevad selles kõiges suurt ohtu, et meist saab mõne totalitaarriigi eeskujul jälgimisühiskond. Et selline jälgimise võimaldamine juba tekitab sellise olukorra, et seda tehaksegi. Jälgitakse kõikjal, mida me teeme, mitte ainult puhul, kui otsitakse kurjategijat või otsitakse inimest taga, kes on lähedaste mõttes kaduma läinud, vaid et jälgitakse kõike. Kuidas te sellesse suhtute? Seda saabki samamoodi erinevate regulatsioonidega või ka siis protsessidega, ettekirjutatud protsessidega maandada, tagada.
Näiteks täna ongi ju PPA-s ühed alused on ju seaduste mõistes tulenevad kaamerate paigaldamiseks, on ühed alused ehk millal, kuhu võib panna mingeid kaameraid. Teine pool on see, millal seda andmestikku võib töödelda, ehk siis on need inimeste isikuandmed või muud andmed. Need on kaks erinevat asja, ehk siis kogumine ei tähenda automaatselt selle andmete töötlemist või täiendavat töötlemist, selleks peab õiguslik alus olema, näiteks sama kriminaalmenetlus on üks, tõendite kogumine kriminaalmenetlus on üks õiguslik alus, sellisel juhul võib alles seda töödelda, ehk siis täiendavalt siis asutused saavad protsessidena reguleerida, kes üldse pääsevad sellistele andmetele ligi, näiteks määratleda ära, et ainult raskemaid kriminaalmenetlusi läbivad uurijad. Sellega tagatakse juba, viiakse see andmete töötlejate arv väiksemaks. Samamoodi on ju organisatsioonis, näiteks PPA-s on ju sisekontrolli büroo, kes teeb nii automatiseeritud kui ka siis pistelisi kontrolle, et need õiguslikud alused ehk siis teadmisvajadus oleks olemas nendel inimestel, nad päriselt ka võivad seda teha, et nad on konkreetse kriminaalasjaga seotud. Sest et näiteks mina, kes ma töötan täna arendusüksuses, minu büroo roll on luua just menetlusega seonduvaid andmebaase. Ja kui me räägime, üks osa siis, ja kui me räägime sellest, et minul on juurdepääs nendele andmebaasidele, siis täna minul puudub teadmisvajadus näiteks neid andmeid töödelda, ehk siis minul, kuigi ma saan nagu tehniliselt siseneda andmebaasi ja näha seda visuaali, mida me sinna loome, kuidas see funktsionaalsus toimib, siis ma ei või kasutada seal, ma isegi ise enda autot, ma ei või seal läbi lüüa, et vaadata, kuidas see numbrituvastussüsteem näiteks töötab või millised andmed seal on. Ja samal ajal, kui ma peaksin juhuslikult seda tegema, siis sisekontrolli bürool lööb see nii-öelda tuluka põlema ja mind saab ka vastutusele võtta kuritarvitamise eest. No sellest samast numbrituvastussüsteemist rääkides, siis tõesti Eesti Ekspress hiljuti kirjutas, et PPA siis kasutab sellist üle-eestilist autonumbrite tuvastuskaamerate võrgustikku ja sinna kuuluvate kaameratega tehakse kuus üle 20 miljoni pildi. Ja väidetavalt sellest süsteemist ei teadnud ei peaminister, endine siseminister ega ka justiitsminister ja ka Riigikogu pole siis sellise süsteemi loomiseks kunagi luba andnud. Millega siis täpselt tegu on ja kuidas selline süsteem sedasi vaikselt käivitada sai? Siin võib-olla kõige parem argument või kuidas öelda, kõige selgem argument on ikkagi see tehnika areng, et mingisugusel hetkel juba enne 2000 olid ju avaliku ruumi kaamerad nii-öelda levisid ja alustati ka PPA poolelt siis avaliku ruumi kaamerate paigaldamist erinevate siis kohalike omavalitsustega koostöös. Mingis etapis arenes see nii kaugele, et ka numbrituvastuse funktsiooniga kaamerad tekkisid, ehk siis tegelikult avaliku ruumi kaamerad, mis siis võimaldavad lihtsalt seda numbrituvastust fikseerida. Küll aga 2009 siis tekkis esimene nii-öelda juriidiline õigus läbi siis siseministri määrus ehk siis poliispõhimäärus, mis defineerib ära andmete kogumise ja säilitamise ja töötlemise. Ja numbrituvastuse vaates tekkis sinna 2017 seda täiendati, ehk siis juriidilis vaates on täna kindlasti õiguslikult reguleeritud ja ka piiritletud, kui pikalt neid andmeid kogutakse, kui pikalt on see säilitamiskohustus ja tegelikult kui millal neid kasutada võib. Hiina ja ka Venemaa on teadagi näotuvastussüsteemis teinud omamoodi riigi valitsemise instrumendi. Aga kuidas on olukord meie mõistlike naabritega, Soome, Rootsi, Lätiga? Kuidas nemad kasutavad neid süsteeme? Mina ütleks, et üldistatult kasutab pool Euroopat sellist. Küll on neil kõigis need samad diskussioonid, et kuhu maani andmeid koguda, kes neid töötlevad, milliste õigustega ja nii edasi. Aga võib-olla lähimatest naabritest tõesti Lätis, Leedus on olemas, Poolas on olemas, Soomes on olemas. Minu teada Rootsis ei ole sellist numbrituvastussüsteemi, räägi avaliku ruumi kaameratest puhtalt ja ka Norras on olemas. Olemas on siis ikkagi näotuvastussüsteem ja kaamerate süsteem? Mitte näotuvastus, me räägime ikkagi numbrituvastussüsteemi ja nii. Sest et näotuvastust reguleerib ikkagi Euroopas üks ja sama nii-öelda määrus, mis siis annab suunised riikidele siseriiklikult see korda teha. Ma arvan, et kõik on selles osas, kõik enamus Euroopa riigid on umbes samasuguses olukorras, kus on Eesti, ehk siis alles on diskussioonid, otsustamiskohad. Numbrituvastuses see on niisugune
mina ütleks, et kriminaalmenetluses ja andmevahetuses, ehk siis politsei heas koostöös on täitsa tavapärane, et meil kui on rahvusvahelised kurjategijad, kas siis läbi rändel Eestist, näiteks Soome või Euroopa suunas, või siis ka tulevad Eestisse oma tegusid panema toime, siis me suhtleme naabritega ja alati küsime, et kas teil on näiteks sellise auto kohta andmeid, et tihti me jõuame ju ise sinna maani, et me näeme, et see kurjategijate auto liikus üle piiri, et üks viimaseid juhtumeid siin mõned kuud tagasi oli siis, kus kurjategijad sõitsid ju Ülemiste keskuses ühte Ideali poodi sisse, läbi akna varastasid 200 000 eest kraami ja vurasid sellega meie mõistes Läti piirist üle, aga nii nagu meile siis kolleegid Lätist, Leedust ja Poolast ütlesid, siis nad liikusid ka edasi. Ehk siis me tegelikult oleme need isikud tänaseks küll tuvastanud, veel ei ole kinni pidanud, aga see on hea näide, kuidas siis sellises rahvusvahelises koostöös saab ka seda vastavat infot vahetada. PPA ennetuse ja süüdemenetluse büroo juht Roger Kumm, täname, et leidsite selle aja täna tulla Krimiraadiosse neid asju meile selgitama. Meie läheme siit aga väikesele pausile, kui naaseme, võtame ette aga hoopis uue teema. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Aga teema on uus ja meiega on liitunud ekspert Andres Anvelt. 15. mail aastal 1990 on toonase üleminekuvalitsuse siseministri Olev Laanjärve käskkirjaga antud siis korraldus moodustada üks eriteenistus, mis kaitseks Eesti Vabariigi kõrgemaid riigivõimu ja valitsemisorganeid ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimeest ja peaministrit ja ülesandeid loomulikult oli veel. See korraldus oli tingitud üle kätte läinud Interrinde meeleavaldusest Toompea lossi ees, mille käigus tungiti ka lossi hoovi. Tänaseks on see eriteenistus nii-öelda kandnud erinevaid nimesid ning olnud erinevates alluvustes, kuid juba ülehomme 15. mail, nagu öeldud, saavad täna siis Keskkriminaalpolitsei koosseisu kuuluva isikukaitsebüroo töötajad pidada 35. sünnipäeva. Ja et sünnipäevakoogist isegi osa saada, oleme täna saatesse kutsunud isikukaitsebüroo tegemisi tutvustama isikukaitsebüroo juhi Andris Viltsini ning ka ühe nii-öelda mehe põllult ihukaitsja Sten Võrgu. Tere tulemast Krimiraadiosse, mehed! Tere! Tervist! Aga enne kui me saatekülalistega jätkame, ma küsin Andres sinu käest, kas mäletad seda aega, kui loodi nimetatud üksus, kes täna siis sünnipäeva tähistab? Jaa, ma väga hästi mäletan seda, see oli minu jaoks esimene elus verine sündmus, kuna 15. mai raadiokuulajatel, kes on võib-olla natuke vanemast põlvkonnast, võib seostada selle kuulsa üleskutsega, ma kordan, Toompead rünnatakse, kus siis Interrinne ründas Toompead ja tõesti, Toompeal puudus sisuliselt võimekus ennast kaitsta, kuigi oli olemas ennem seda ametkonnaväline valve, kuid see oli rohkem selline tehniline ja selleks hetkeks aeti kokku siis kogu Tallinna miilits, nii palju kui kätte saadi inimesi, kes seisi siis elus ketis siis Ülemnõukogu maja ees ja see oli verine sellepärast näiteks, et minul õnnestus saada seltsimees Lõssenkolt punase lipu otsaga obadus vastu pead ja ma olin isegi selles krimmasjas, mis pärast hiljem lõpetati, kahjuks olin kannatanu, aga tol ajal jah, siis tulemus oli see, et kogunes Vabariigi valitsus, õigemini ministrite nõukogu, mida juhtis tookord Savisaar ja minister Laanjärv sai siis korralduse selline üksus moodustada ja sealt edasi siis selle üksuse juhiks tol ajal sai meil meedias ja avalikus hästi tuntud inimene Jaan Toots. Aga täna on selle üksuse juhiks Andris Viltsin ja katsume siis põhiasjad kohe ikkagi selgeks teha. Millised on isikukaitsebüroo täpsed ülesanded tänapäeval ja keda Eestis igapäevaselt siis kaitstakse? No võib-olla veel täpsustuseks, mina olen selle üksuse ihukaitse poole juht, et valve pool on meil hetkel Põhjaprefektuuri koosseisus. Lühidalt öeldes meie ülesanne on kaitsta seaduse alusel meie presidenti ja peaministrit, lisaks veel ka teisi isikuid, keda on meie peadirektor otsustab vastavalt ohuhinnangule siis kaitstavate isikute ringi määrata ja samuti ka seaduse alusel me kaitseme kõrgeid väliskülalisi, riigijuhti, riigipäid, kuninglikud pead ja teisi, ütleme samamoodi vastavalt positsioonile.
kui näiteks mõni poliitik või ärimees pöördub teie poole jutuga, et tal on alust arvata, et keegi võib teda rünnata, siis kas saadate teie mehed sappa või on see hindamine kuidagi teisiti, et kas piisab selle inimese või isiku enda tunnetusest või seal on vaja enne mingisugune analüüs läbida ja siis otsustatakse, kas panna kedagi valvama? Sellist kogemust meil küll ei ole õnneks või kahjuks, et ärimees pöördub, aga eks me viisakalt kuulame kõigepealt ära ja siis süübime ja ma arvan, see kõige olulisem ongi meie puhul see, et me üritame maksimaalselt tugineda just sellele ohuhinnangule ja konkreetselt nendele riskidele ja otsuse teeb ikkagi praegu meie peadirektor. Andres, sa tahtsid? Ja ma lihtsalt tahan ühe ajaloolise sellise muudatuse teha, et on küll olnud juhtumeid, kus algselt seadusega kaitse alla määratud inimene on sellest keeldunud ehk Riigikogu esimees, ei oska nüüd öelda, kas ta tänapäeval on jätkuvalt keeldunud, aga omal ajal, kui ma eksi, siis Ene Ergma ajal või oli siis isegi varem, siis ta lihtsalt keeldus, kuigi ta ütles, et ta ei soovi, et tal oleks olemas siis julgeoleku või julgestuspolitsei kaasatus. Nojah, sest tegelikult ju ikkagi toimub ikkagi inimese teatud määral ellu ju sekkumine, see ihu kaitsmine. Kui palju te võib-olla oma sellisele kaitstavale selliseid ettekirjutusi teete ja ikkagi sekkute, et näiteks kui peaminister või president tahab teha mõne, ma ei tea, erakohtumise või kas või intervjuu anda ajakirjanikule kuskil endale meeldivas kohvikus, siis kas siis tulete teie mängu, ütlete, et kuulge, see kohvik ei ole päris see, et tehke hoopis seal kohvikus? No, ma arvan, et meie töö on lõviosas koostöökoht. Me üritame maksimaalselt palju arvestada konkreetse kaitsealuse soovidega ja vajadustega, et me muidugi väga lihtne oleks keegi lihtsalt tukku panna kuskile betoon ukse taha ja väga lihtne oleks meie ülesannet tagada, aga see oleks liiga lihtne. Et eesmärk on ikkagi et kõik saaks oma asjad ära tehtud ja et meie oleks pigem see taustajõud ja teeks täpselt nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik. No väga paljus on see töö meile tuttav läbi kõikvõimalike filmide ja seriaalide. Kui filmilik see töö tegelikult on, Sten Võrk? Te igapäevaselt tegelete, kas tuleb viskuda vajadusel kuuli ette, nagu filmides on nähtud või kuidas see üldse käib ikkagi? No mis ma selle peale ütlen? Lühidalt ma ütlen, et ei vasta tõele vist. Et kui me seal enda tööd tutvustame kuskil kolmandatele osapootele ka, siis me alati paneme neid kuulsaid kaadreid siin Hollywoodi filmidest, et ja lõpuks, kui see meiepoolne esitlus on läbi, siis kõik saavad ikkagi aru, et see köögipool on midagi muud, et teiselt poolt jälle see kiire vastus, et kas kuuli ette hüppan, siis vajadusel hüppan. et ei ja vastus, et olukorrad on erinevad. Aga lühidalt, et seal on mingisugused elemendid on filmidest võib-olla sarnalikud, aga nagu teate ikka. Me peame sinu käest kohe küsima, et aga mil moel sa sattusid sellele tööle, mis põhjustel või mismoodi see mõte üldse tekkis pähe? Minu teekonnast lühidalt, et mina tegin ikkagi kandidatuurid asjad läbi, et võib-olla paljud inimesed ei teagi üldse, et meie see kitsas eriala valdkond on ikkagi seotud politsei taustaga, et me oleme tegelikult politseinikud. Et kui väga tahaksin, võiksin võtta selle vormi, mida ametnikud tänaval kannavad ja lähen tööle, et väljaõppe on nii-öelda baasoskustelt täpselt sama, et sinna lisanduvad need meie eriala oskused, mida me siin igapäevaselt oma sees teeme. Aga tegin kandidatuurid läbi, alustasin patrullist ja eks siin mingisugune tõmme peab olema iseloomu joontelt ka võib-olla, et seal on omad nüansid sellel valdkonnal, kõigile ei sobi, aga mina olen nüüd jäänud sinna pidama ja juba 10 aastat ja teen rõõmuga seda tööd edasi. Ma pean vist ka küsima, et kas on ka mingisugune konkreetne eeldus, oskus, mingisugune loomus, mingisugused iseloomuomadused, mis selleks tööks sobivad ja mingisugused omadused, mis välistavad, et sa sellele tööle saaks? Jaa,
ühest küljest kindlasti ihukaitsetöö võib olla selline stereotüüpne ettekujutus, on see ihukaitse selline kapp ja üksik võitleja. Ja ilmtingimata mustade prillidega. Absoluutselt, ja aga tegelikult ma arvan, see on hästi palju meeskonnatöö, et üks nagu äärmiselt kriitiline aspekt on see, et sa pead olema meeskonnatöötaja, et kui sa oled selline üksik kunt, siis see ei sobi ja ma arvan ka selline individualist võib-olla, kellel on ka elus aru saada, et mingid eesmärgid, midagi saavutada, kuhugile jõuda ja oma võib-olla ego ja mitte ilmtingimata kui halvas mõttes, aga just selline midagi ennast teostada, siis võib olla ka üsna keeruline elukutse, kuna me oleme ikka sellised, pigem oleme varjus ja töötame teiste heaks ja ega seda tööga tulemust ka nagu nüüd nii käega katsutavat ei ole. Et päeva lõpuks nagu vaatad, et kõik oli hästi, et midagi juhtunud ja ongi kõik. Ja selline avatud iseloom, sõbralikkus, võib-olla uudisimu, tunned kõige vastu huvi, oled valmis ennast täiendama, sportlik eluviis ja nii edasi, selline hästi mitmekülgne. Et kui sportlastega võrreldes me nimetame ise nagu ihukaitset sellisteks 10-võistlejateks, et see peab olema üsna universaalne, selline nagu natuke multitalent. Aga teeme siin ühe väikese pausi, olema peagi juttudega tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio pausilt tagasi stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti meie hea ekspert Andres Anvelt. Tänase saate teises pooles tähistame Keskkriminaalpolitsei koosseisu kuuluva isikukaitsebüroo 35. sünnipäeva ja sel puhul oleme kutsunud stuudiosse isikukaitsebüroo tegemisi tutvustama büroo juhi Andris Viltsini ning igapäevaselt ihukaitsena töötava Sten Võrgu. Andres, enne libisesime teemast kuidagi üle sinu puhul, et sa oled ju olnud minister. Kas oled ka vajanud isikukaitset mingitel puhkudel? Eestis kindlasti mitte, kuigi ma tean, et hilisemalt on, kui me eksi Lauri-Läänemetsa intsidendi puhul vist on see arutusel olnud, või isegi oli, mingi aeg oli see teenus olemas, aga minu ajal mitte Eestis kindlasti mitte, aga seda ma olen tajunud väga palju välismaal, Euroopas kuni Aafrikani välja, kus tihtipeale tundsid ennast tänu selle nagu prints Samumbast. Jah, et olid hoitud ja armastatud? Ma olin hoitud ja liiga armastatud selles mõttes, et sa tunned ennast ikkagi natukene nagu Alcatrazi vang. Oho. Aga kui palju teie büroo töötajad välismaale satuvad, kui palju välismaal käiakse, Andris? Ikkagi, ma ütleks, et üsna palju. Sisuliselt ma arvan, iga nädal on keegi meie büroost on kuskil mõnes lähetuses. Et aasta peale sellist lähetusi me tuleb kokku suurusjärgus 80 pluss miinus. Ütleme, et ikkagi väga palju. Me siin ennist rääkisime, et Sten, sina oled 10 aastat olnud politseis. Andres Viltsin, teie olete, kui ma ei eksi, 32 aastat politseis töötanud ja see kõik siis ikkagi isikukaitse valdkonnas. Kas te mäletate oma esimest nii-öelda päris juhukaitse missiooni? Mis olukord see oli? Ma mäletan esimest sellist külalist, kellega ma koos töötasin, nii nagu ka praegu oli ka siis, et meie üksus alustati läbi sellise külalismeeskonda ja eelihukaitse meeskonna, et see oli üks Austraalia minister, mis tagantjärgi võib-olla tundub isegi nagu naljakas, et tänapäeval me võib-olla tõsiselt kaaluks, kas me teda üldse nii-öelda talle teenust pakuks, aga tol ajal oli võib-olla neid visiite oli juba meil Eestisse vähem ja eks mul oli ärevus väga suur ja ma mäletan, Olümpiahotellis olin valves ja ütleme niimoodi, et rõhk ja adrenaliin olid ikka üleval ja olid nagu üsna ärevil. Kui palju me, ütleme, meie poliitikute puhul ikkagi reaalselt saame rääkida nüüd ohust Eestis? No, või ütleme, ma küsin teisiti, et kas on olnud hetki, kus te tajute, et tõepoolest see ei ole nii sama, et on tunda või käib mingisugune tegevus, et rünnata peaministrit või presidenti näiteks? Ma arvan küll, et ütleme need ühest küljest on meie Eesti tugevus on see, et meil on ikkagi väga turvaline. Aga võib-olla see on ka natuke meie nõrkus. Ja võib-olla natuke petlik. Ja see on petlik ja ei ole mingit põhjust arvata ju, et need sündmused, mis on meil leidnud aset siin naaberriikides, Soomes, Rootsis ja nii edasi Euroopas ja neid näiteid on tegelikult väga palju, et neid mingi hetk ei võiks leida aset ka siin, et selline võib-olla äärmusluse kasv, erinevad pinged ühiskonnas, ütleme sotsiaalmeedia, seal üles köötavad probleemid, et see ükskord lahvatab, et ega see ohuolukord võib tihtipeale olla, ta sünnib mitte millegist, et mul on olnud endal oma teenistuse jooksus mõned sellised olukorrad, kus ma tunnen, et tegelikult see
pinge on üleval, elekter on õhus ja peab tegema võib-olla mingisugust ennetavaid liigutusi, et seda kuidagi alla laadida, aga on siiamaani õnneks hästi läinud. Too mõni näide mõnest sellisest olukorrast, mis sul meelde tuleb, mõni päriselt ärev hetk? No ütleme, on olnud sellised võib-olla meeleavaldusi, ma ei hakka isegi konkreetselt ütlema, kui on ka siin mõni minister või meie kaitsealune, ütleme Toompeal läinud läbi rahva, on astunud sõnasõtta, et kuigi me ministrid näiteks igapäevast ei kaitse, me oleme seal lähedal valmis ja sa tegelikult näed, et see asi võib minna füüsiliseks, on väga-väga lähedal. On olnud kindlasti ka meie vippidega siin, ütleme, pronksiöö, kui oli ka see väga pingeline olukord meil eriti peaministri ümber ja tol ajal ka kaitseminister oli meil kaitse all ja sellised üksikuid olukordi nagu on olnud, et või nagu siin see meedias kajastatud, kui meil oli Võrus seal peaministri Kaja Kallas kohtus rahvaga nende Nursipalu harjutusväljakute teemal, et sellised olukordi on. Ja võib-olla see inimene, kes sinna kohtumise tuleb, tal ei olegi plaani rünnata, aga see võib tekkida ka selle ürituse käigus. Mingisuguse meeleolude eskaleerumine ja nii edasi. Aga Andres, sa tahtsid midagi ma tahtsin täiendada, et siin peab veel meelde tuletama, et eriti liikluses võivad olla ju täitsa teistsugused juhtumid. Meil ju isegi endise peaministri Jüri Ratasega, eks ju, kus oli autoavarii, eks ju, seal Draamateatri juures. Ja kunagi oli ka Arnold Rüütliga analoogne juhtum, kus siis, kui ma eksi oli, kas oli purjakil juhtum midagi muud sellist, et see võib olla mingi ettekavatsetud, eks ju, rünnak vipile, aga see võib olla keskkonnast tulenev oht, mis võib eskaleeruda ka väliselt väga ebameeldivaks ja tekitada ka välismeedias näiteks mingisugust ebaturvalisust. No nagu siin juba mainitud, siis tahes-tahtmata ihukaitsjad saavad kaitstava elu üheks väga suureks osaks nendele siis inimestele, kellele see on seadusega ju ette määratud. Sten Võrk, kui oluline on see, et nii-öelda teie klient kaitstav ja siis ihukaitse omavahel kuidagi klapiksid? Kas see kuidagi selgitatakse eraldi välja? Ei, selles mõttes, et meeskonda otseselt ei valita selle järgi, et see meie tööliin on ikkagi meie tööliin, mis teeb võib-olla seda meie tööd lihtsamaks, ongi see, et me mingil määral ikkagi selle kaitsealusega suudame ikkagi koostööd teha, et see annab ka meile nii-öelda seda planeerimisvabadust rohkem, kogu see info kaitstava poolt teeb seda meie tööd lihtsamaks. Aga niimoodi, et komplekteeritakse inimesi, seda ei ole, et sellepärast ongi võib-olla Andres ütles ka siin ennem, et need ihukaitse need põhiiseloomu omadused, et need tulevad kasuks, et kui me siin teeme endal neid kandidatuuri asju ka, siis me üritame inimestes juba välja selgitada juba algselt juba need iseloomu omadused, et töö käigus ei tuleks need välja, et täpselt see diskreetsus, arvestamine, koostöö ja need kõik muu sinna juurde, et eos nii-öelda siis juba see võimalikult sobiv nii-öelda inimene leida. Aga nüüd füüsilise vormi kohta küsiksin. Meil on olnud, eks ole, peaminister Andrus Ansip, kellele meeldis väga sporti teha, eriti jalgratast sõita, ja ta oli peaminister ajal, kui oli majanduskriis ja üldse Eestis suhteliselt ärevad ajad. Oli palju inimesi, kes ikkagi pidasid kõigest sellest süüdlaseks meie enda peaministrit, Andrus Ansipit. Kuidas siis ikkagi oli, et kui Andrus Ansip otsustas Toompealt sõita Tartu poole, mis on umbes 180 ja rohkem kilomeetrit jalgrattaga, siis pidi leiduma ka keegi turvainimene, kes selle kõik kaasa tegi või kuidas? Jaa, õnneks leidus ja oli ka neid, kes hea meelega tegid selle kaasa, et see on nüüd see koht, kus võib-olla huvid ristuvad, et ju meil see sportlik eluviis on ju loomulik osa meie tööst ja mida saab veel paremat olla, kui seda sporti teha koos sinu nii-öelda kliendiga või kaitsealuse isikuga. No aga samal ajal pidite te kogu aeg olema valmis, et keegi äkki tahaks ikkagi autoga natukene nagu riivata või hirmutada või midagi taolist korraldada, sest toona tõesti olid ka ärevad ajad. Ja, meil oli ikka alati see turvatud saateautod olid olemas ja ega arvestame veel lisaks sellele, ega Eesti liiklus ei ole maailma kõige võib-olla korrektsem ja turvalisem, et peab ka lihtsalt liiklusohtudeks valmis olla, kui maanteel liigub selline väike grupp liiklejad seal kiirusega umbes 30+ kilomeetrit tunnis, et ratturina ma tean ka igapäevast, et see ei ole üldse nagu meeldiv alati.
no aeg hakkab paraku otsa saama, aga ma küsin seda, et viimasest aastatest on ikkagi paar üsna reljeefset näidet atentaadikatsetest välismaal, üks siis Trumpi puhul, kus kõrva riivati ja teine Slovakkia peaministri Robert Fico atentaat, kus mehele ikkagi mitu kuuli kerre kihutati, mida meil siit õppida on? Jaa, ütleme, sellised intsidendid on meil alati väga suur õppimiskoht, et kas me nagu konkreetselt midagi nüüd muudame, aga need on alati need kohad, kus me pigem püüame aru saada, miks sellised asjad juhtuvad ja siis aru saada, kas me peame ka kuidagi kohanema. Et kõik need atentaadikatsed näiteks Donald Trumpi puhul ikkagi täitsa üksi pulki mängitakse läbi, vaadatakse üle kõik aspektid, mis seal oli, mida seal ei olnud, kes, kus, mis on nii. Ja meil on veel ka hästi tihe rahvusvaheline koostöö, erinevad rahvusvahelised formaadid ja seal antakse ka tihtipeale nende riikide poolt selline mõnikord ka detailsem ülevaade või mingid analüüsid ja seda me kasutame igapäevaselt. Ja veel kiirelt lõpetuseks, ootate uusi mehi ka enda sekka? Alati ootame, mitte ainult mehi, ka naisi ootame, et keda on väga keeruline saada, aga uusi inimesi alati ootame ja kaader meil voolab, et nagu paljudel politseiüksustel on see meie selline rõõm ja mure, et meil on päris palju neid, kes on 90. alguses ühinenud. Aitäh! Ja võiksime pikalt rääkida, sest teema on huvitav, aga peame lõpetama. Täname kõiki külalisi, saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimi raadio on eetris juba järgmisel nädalal kell 1 teisipäeval. Krimi raadio. Krimi raadio.